Lugupeetud seminaril osalejad, nii nagu siis Kertu juba sissejuhatuses ütles, et räägime siis täna metsataimedest ja vaatame siis, millised on kvaliteedinõuded metsataimedel, milline üks kvaliteetne taim välja näeb, milliseid haigusi, milliseid kahjustusi kõige sagedamini siis metsataimedel võib kohata ja vaatame siis ka, et kuidas taimi hoiustada ja niimoodi enne istutamist siis nagu säilitada, et see on ju teadagi kõige kriitilisem periood metsaistutuse juures, see, kui taim jõuab taimlast nii-öelda metsa, et siis tuleb taime väga hoolsalt, hoolikalt hoida. Ja vaatame ka üle taimed, mis meil siis täna tegelikult taimeturul on ja siis võib-olla annan sinna juurde ka oma soovitusi, milliseid taimi valida ja need siis põhinevad minu praktilistel kogemustel, mis siis peamiselt on nagu riigimetsa uuendamise kogemused. Kõigepealt sissejuhatuseks vaataksime siis korraks otsa nendele puuliikidele, et mis meil tegelikult siis metsaistutusel üldse variantidena laual on. Ma siia kirjutasin kohalike puuliikidena siis tegelikult 9 puuliiki, alla olen jooninud neist 4, et need on siis tegelikult meil ikkagi täna sellised peamised või huviobjektid metsaomanike puhul, need on majanduslikult olulisemad liigid ja neid 4 liiki siis põhiliselt ikkagi istutame: mänd, kuusk, harukask ja järjest rohkem ikkagi tuleb ka sanglepp metsaomanike huviorbiiti. Võõrpuuliigid on muidugi veel alternatiiv ja rohkem räägitakse tegelikult siis ikkagi lehise liikidest ja võib-olla siis ka hübriidaab, mis on metsaomanike, maaomanike huvi pälvinud. Sissejuhatuse juures ma tahaksin võib-olla siis veel rõhutada ikkagi metsaistutuse eeliseid metsakülvi ees, et kindlasti on täna siia tulnud kokku paljud metsaomanikud, kes juba on otsustanud metsaistutuse kasuks ja aga ei tee paha ikkagi üle korrata, et millised need eelised on metsaistutusel metsakülvi ees. Et lühidalt kokkuvõttes tegelikult ikkagi metsaistutusega metsaomanik saab kindlamalt ja kiiremini oma metsa nii-öelda uuendatud. Ja tegelikult ei ole siis ka vähetähtis aspekt nii-öelda geneetiline kvaliteet. Et see on nüüd see, mida tegelikult silmaga ei näe, aga mis on iga sellise pika vaatega metsaomaniku kindlasti huvi, kui me räägime majandusmetsast, et saada nii-öelda tootlikum ja kvaliteetsem mets tulevikus. Sest ilmselt teate, metsanduses on ka tegeletud sõltuvalt riigist väga pikalt metsapuude parendamisega ja varem nimetati seda metsaselektsiooniks, võib-olla olete kuulnud, et seal siis püütaksegi nii-öelda metsapuid parendada, valitakse välja siis parimad nii-öelda plusspuud ja sealt edasi siis juba poogitakse neid seemlatesse, rajatakse spetsiaalseid seemneistandikke, sealt edasi minnes veel tehakse järglaskatseid, et nii-öelda testitakse ka need plusspuude järglased ära. Nii et ühesõnaga seda tööd on tehtud pikalt ja see on siis üks võimalus ka, et kui me nüüd sellist parendatud kvaliteediga seemet või taime kasutame, et siis on tehtud rehkendusi, et meie metsad on nii-öelda siis kvaliteetsemad ja tootlikumad. Siin on muidugi ka rida erinevaid vastuargumente sellel nii-öelda metsapuude parendamisel, aga sellel me hetkel ei peatu, et räägime praegu ainult siis seda aspekti.
Ja näitan teile ühte pilti, et võib-olla siin ekraanil ei ole väga hästi näha, aga siin on siis metsaomanik teinud otsuse 2020. aasta kevadel uuendada oma nii-öelda raielank männiga. Varakult on tehtud nii-öelda maapinna ettevalmistus. Õigel ajal on istutatud korralikud tugevad männitaimed ja samal ajal tuli siis ka looduslikult nii-öelda kõrval kasvadelt mändidelt männiseemneid. Et nüüd näete, see suurem taim on istutatud taim ja kõrval see väike taim on siis looduslikult või oleks me nüüd külvanud seemneid sinna, siis oleks umbes sama olukord. Nii et 4 aastaga on see istutatud taim nii-öelda ikkagi märkimisväärselt kõrgem, et maaomanik või metsaomanik saab siis kindlasti hoida siin kokku hooldamiskuludelt, et sellises kasvukohas, nagu siin pildil on näiteks suur probleem vaarikas, paakspuu, ka rohttaimi. Nii et ja muidugi, kui me räägime üldse metsakülvist, siis võib-olla ikkagi ainult männi puhul mina soovitaks seda kasutada, et siis ta võib õnnestuda ja teatud kasvukohad, näiteks Pohla kasvukoha tüüp on üks selline, et kus võiks siis seda proovida. Ja üks pilt siis ka selle metsapuude parendamise või selektsiooni kohta, et see on siis tehtud Soomes, et siin on pildil 30 aasta vanune parendatud arukaasik. Näete, hästi kvaliteetne, ka produktiivne, et soomlased on siis viimasel 60 aastal panustanud tugevalt just arukase parendamisele. Ja siis tulemused on juba siin pildi peal näha. Ja samamoodi siis muidugi ka Läti meie naabritest on metsaselektsiooni tugevalt panustanud. Aga lähme nüüd metsataimede juurde, siis te kõik teate tegelikult, et meil on siis nii-öelda 2 taimetüüpi üldse. Peamiselt siis, kui räägime seemnest kasvatatud taimedest, on potitaimed, avajuursed taimed. Et ma ei hakka siin nüüd üksipulgi neid nagu lahkama, et neil mõlemal on siis nii plusse kui miinuseid. Et potitaim siis on selline taim, mis läheb metsa koos mullapalliga, kasvatatakse katmikalal, kasvatuskastides ja avajuursed, need on siis nii-öelda vanemad traditsioonilised taimed, need kasvatatakse enamasti avamaal, aga ka katmikalal, näiteks turbapeenral. Et üldine tendents on praegu see, minu arvates, et pigem okaspuud, mändkuusk, pigem nagu kolivad potti, rohkem eelistatakse potitaimi ja avajuursed siis pigem nagu on lehtpuud, mida praegu nagu rohkem soovitakse. Ja terminitest siis veel rääkides, siis avajuursete metsataimede puhul tuleb kindlasti siis nagu vahet teha, et kas on seemik. See on siis selline taim, mis on külvatud, ühes kohas kasvatatud ja nad on siis enamasti väiksemad, nõrgemad taimed. Kõige parem näide on harilik mänd, mida siis on meil siin juba viimasel 100 aastal nii-öelda avamaal kasvatatud 2-aastasena. Ja istikud on siis sellised, kus siis eesmärk on nii-öelda seemikud või väiksed potitaimed ümber istutada ja saada suurem, tugevam, parema juurekavaga taim. Et siin on siis mul alla joonitud selline klassikaline puuliik nagu harilik kuusk. Et seda teavad kõik metsaomanikud, et ikkagi kuuseistikuid siis valdavalt istutatakse metsa. Ja muidugi vegetatiivsed taimed on veel eraldi rühm, nendel me pikemalt ei peatu, aga võib-olla siis kõige levinum näide on hübriidaab, et neid siis ei kasvatata seemnest, vaid nii-öelda laboritingimustes toitelahusel paljundatakse. Taimede kvaliteedi juurde minnes siis tegelikult võime rääkida nagu 2 erinevast asjast.
et millised on siis tegelikult kvaliteetsed turustatavad taimed. Rõhk on siis ka sõnal turustatavad, et kõik kvaliteedinõuded, need on siis ikkagi, mis on seadustega paika pandud, need siis kehtivad nendele taimedele peamiselt, mida müüakse nii-öelda, et ise endale kasvatades, oma metsa viies ei ole siis tegemist nagu nende turustamisega, näiteks kui metsaomanik ise kasvatab ja istutab taime maha. Ja võime jagada siis tegelikult 2 need kvaliteedinõuded. Üks on siis see, mida me nii-öelda silmaga näeme, käega katsume, nii et taimed peavad olema siis elujõulised ja terved. Ja teine on siis, haakub natuke siis selle eelneva teemaga, seemnemajanduse, metsapuude parendamisega, et need taimed peavad olema ka siis kasvatatud, sertifitseeritud ja Eestis nii-öelda metsa uuendamisel kasutada lubatud seemnest. Ja olen siis siia lühidalt kokku võtnud ka hetkel kehtivad reeglid, et põhimõtteliselt meie peamised okaspuud, mänd ja kuusk, et me võime siis kasutada Eesti ja Läti päritolu seemnest kasvatatud taimi või ka seemneid, et siin ei tohi siis nüüd segi ajada päritolu all seda, et näiteks kui taim kasvatati kuskil mujal riigis, mujal taimlas, aga Eesti seemned viidi sinna, et taimi kasvatada võib erinevates riikides, aga seeme peab siis pärinema kas Eestist või Lätis okaspuude puhul. Lehtpuude puhul tegelikult võiks nagu kasutada ainult siis Eesti päritolu seemneid. Ja võõrpuuliigid, kui algselt oligi nii-öelda määruses lubatud ainult Eesti päritolu seemned, ühtepidi väga keeruline on ju leida võõrpuuliikide liigipuhtaid seemneid üldse Eestist. Et seetõttu siis eelmisest aastast tehti määrusesse ka muudatus ja lubatakse siis kasutada ka kõikidest Euroopa Liidu riikidest pärit seemlaseemet või seemlaseemnest kasvatatud taimi. Et siin siis jälle kõige rohkem võib-olla puudutab see näiteks lehist, et kui keegi soovib Siberi või Euroopa lehist enda metsa istutada, et siis võib põhimõtteliselt seemneid taimi nüüd tuua, ma ei tea, näiteks Siberi lehist Soomest või Euroopa lehist Poolast, et see on siis nüüd nagu lubatud võimalus. Ja tegelikult siis kokkuvõtvalt kvaliteedi kohta võib öelda, et metsaomanik, kes ostab taimed, peab saama kvaliteetsed taimed, et metsataimede kvaliteedi eest vastutab ikkagi metsataimede tootja või ka tarnija. Et metsaomanik siis peab saama määrusele, nõuetele vastavad kvaliteetsed taimed. Nii, ma arvan, et me võib-olla siis teeme väikse pausi, et äkki on vahepeal küsimusi, mulle tundub, et on juba tekkinud siia, et selle esimese osa kohta. Jah, ma lubasin Aivole, et ma loen küsimused ette, et esimene küll keeruline tõenäoliselt vastata, aga ehk oskad kommenteerida, et mis on istutatud männitaime aastane juurdekasv normaaltingimustes? Oi, seda nüüd on väga, see sõltub kasvukohast ja ilmastikust ja istutuskvaliteedist aga siin nagu pildi peal näha selline 4-aastane, siin oli väga viljakas kasvukoht. Mul endal on samasugune mets, jänesekapsa pohla, et seal on esimene boniteet tegelikult, et seal võib olla isegi seal juba, oli pildilt näha pool meetrit või isegi lausa juba meeter, et see sõltub erinevatest asjadest, jah. Aga veendumaks, et tegemist on Eesti männi istikuga, võib nõuda sertifikaati.
Ja Noogutad. selleni kohe jõuame. Ma näitan ka selle paberi ära, mida tegelikult taimedega kaasa peab metsaomanik saama ja mida tegelikult siis ka nõutakse toetuse taotlemisel, et seda kõige tähtsamat paberit tuleb mul ühe järgmise slaidi peal. Ja vaatame kohe viimase küsimuse ka, et arvestades kliima soojenemisega soovitusi taimeliigi valikul, sellest sa vist plaanisid rääkida veel eraldi. Ma nüüd otseselt ei plaaninud, väga keeruline. No, ühtepidi hästi palju on kuulda, et nagu lehtkõvad või laialeised puuliigid, tamm, saar, jalakas, aga nüüd eelmine aasta, kui ma nägin ka enda metsas, mis tammega juhtus, kui olid need juuni külmad, -3, et tammed olid kõik pruunid ja lisaks veel metsloomad, et siin ma olen natuke nagu ettevaatlikuks muutunud nende soovitussuhtes. Et kui me nüüd neljast puuliigist räägime, need kuuskmänd, arukask ja sanglepp, siis mina pigem istutaks siis arukaske ja võib-olla mändi. Aga ma arvan, kõik need 4 puuliiki ta ei tasub ikkagi istutada edasi. Aga praegu rohkem küsimusi ei ole, et võime siis vast edasi minna. Et kui me nüüd vaatame lähemalt otsa nendele kvaliteedinõuetele, mida siis on nii-öelda metsataimele kehtestatud, siis need võib tegelikult siis nagu 3-ks jagada siin tinglikult, et kindlasti on siis taimele kehtestatud minimaalne kõrgus, et kui ta on sellest madalam, siis ta ikkagi ei ole nii-öelda piisavalt tugev, et ta saaks näiteks siis konkureerivate rohttaimedega või teiste puuliikidega peale istutamist hakkama, et siin on siis mõeldud seda, et taim peab olema mingi piisava kõrgusega, et lisaks antakse siis maksimaalne vanus taimele, et üle mille ta ei tohi olla, et siin on nüüd mõeldud pigem seda, et taimekasvataja ei saa taimlas kasvatada taimi lõpmatult, et seal võib tekkida näiteks potitaime puhul see, et nii-öelda maa-aluse ja maapealse osa suhe läheb totaalselt paigast ära, et maapealne osa venib välja ja kui potitaim kasvab kasvatuskastis, siis ilmselgelt juured ei saa areneda seal ja tekib selline väljaveninud taim, mis võib hiljem nii-öelda metsas hukkuda. Ja eraldi on siis toodud erinevad vigastused, näiteks mehaanised vigastused, mida ei tohi taimel olla, need ma natuke hiljem veel räägin paari sõnaga. Siis juurestikku kindlasti vaadatakse, et ei tohi olla deformeerunud või kuidagi ühekülgne, nõrgalt arenenud, taimel on praktiliselt juuri võib-olla ei olegi, aga on sama, et pealis nii-öelda pealne osa on hästi suur ja lopsakas. Et mitmetüvelisust, mitmeladvalisust ei lubata samuti, et või ka põõsastunud taimi ei tohiks siis olla kvaliteetse taimede hulgas. Ja muidugi siis kahjustused, et siin siis nii-öelda abiootilised kahjustused, mis on siis tekkinud näiteks ilmastikutingimustest, temperatuur, veepuudus, aga ka biootilised. Siin on siis 2 rühma peamiselt seenhaigused ja metsloomad. Et nüüd putukaid üldiselt taimlas väga palju ei ole, mis võiksid kahjustada metsataime ja tingida selle, et siis metsaomanik ostab putukahjuri poolt kahjustatud taimi. Küll aga tuleb hiljem peale istutust metsas üks putukas mängu, et seda ma siis ka lõpuks paari slaidi peal näitan, mida selle vastu teha annab. Ja vaatame siis lühidalt koos fotodega need põhilised meil saadaolevad taimetüübid puuliigiti ära. Alustame männiga, et männil siis nagu ma juba siin alguses ütlesin, et kõige vanem ja traditsioonilisem taim on siis 2-aastane männiseemik, kasvatatakse enamasti avamaal.
ja sellel siis on miinimum kõrguseks 8 sentimeetrit ja üle 3 aasta ei tohiks tema vanus olla. Nii et üldjuhul ikkagi 2-aastaselt ta tulekski metsa viia, aga siin on antud siis üks varuaasta taimekasvatajale, et juhul kui ei õnnestu 2-aastaselt taimi realiseerida, siis võib ka 3-aastaseid taimi müüa. Ja selle miinimumkõrguse kohta männil siis ütlen nii, et ta on ikkagi miinimum, et selline parim männitaim minu hinnangul on seal kusagil 10-20 sentimeetri vahel, selline hea tugev taim, 15 sentimeetrit näiteks. Aga ka 8 sentimeetrist siis jah, võib metsa istutada. Männipotitaim, et see on siis nüüd meil väga levinud, et põhimõtteliselt siis ka nii-öelda kogu riigimets on läinud avajuursete männiseemikute pealt üle siis 1-aastase männi potitaimede peale. Ja siin on siis põhimõtteliselt nõuded kõrguse osas, miinimumi osas on samad, aga jutt on ka enam-vähem sama minu poolt, et ikkagi võiks see männipotitaim seal 10-20 sentimeetri vahele jääda, selline hea tugev taim. Et väga pikad need potitaimed siis ka ei tohi olla, nagu ma rääkisin, et siis tekib see nii-öelda see sama, et juur ei toida seda maapealset osa ära, taimed on välja veninud, võib tekkida seal metsas lume nii-öelda vaalumist ja muid probleeme. Hakkus ära. Kuuse juurde minnes. Kuusel on nüüd meil, nagu ma ütlesin, ikkagi peamiselt on siis taimedena saadaval istikud. Et kuusk, nagu te teate, ikkagi peamiselt on meil ka viljakamate kasvukohtade puuliik, kuhu teda istutatakse. Ja seal siis mõnes kasvukoha tüübis ikkagi konkurents rohttaimedega, teiste puuliikidega, et seal siis selline väiksem, nõrgem taim välja hooldada, seal tuleb palju vaeva näha, et siis on ikkagi mõistlik teha ära see raske istutamise töö, mis on suure taime puhul alati raskem, et siis mõistlik on sinna istutada suured, tugevad kuuseistikud. Ja kuuseistikud on meil siis kahte tüüpi turul. Üks on selline klassikaline, siis, kus väike avajuurne seemik on koolitatud ümber avamaale ja kasvatatud veel siis 2 aastat, nii et nüüd olenevalt selles väikse taime vanusest on need kuusisikud kas 3 või 4 aasta vanused. Miinimum 22 sentimeetrit, aga ütlen jällegi juurde, et minu jaoks selline korralik tugev kuuseistik on ikkagi selline 40-50 sentimeetrit. Et siis on päris kindel, et ta väga palju ka seal enam hooldamist ei vaja. Ja maksimum vanus siis 5 aastat kuuseistikutel. Nüüd uue taimetehnoloogiana on meil jõudnud siis Eestisse mõned aastad tagasi nimetatud pottpõldtehnoloogia, kus siis väike potitaim, et näete selle suure taime kõrval, koolitatakse põldu, nii nagu siis selle vanema taimetüübi puhul oli väike avajuurne taim, nii koolitatakse siin siis potitaim põldu, jällegi kasvatatakse siis 2 aastat. On ka tehnoloogiad, kus 1 aastaga peale koolitamist siis saadakse kuuseistik. Et seda tehnoloogiat nüüd kasutab siis näiteks Eesti ja ka Läti riigimets. Et see on pärit siis Rootsist, see tehnoloogia, ja seda on siis tegelikult ka rakendatud nüüd juba nende kõigi põhiliste liikide kohta, välja arvatud mänd. Et kohe näitan siis ka kase ja sanglepa puhul neid taimi. Et miks selle taime nagu paremaks peetakse võrreldes selle nii-öelda traditsioonilise kuusistikuga, et seda juurekava peetakse paremaks. Et see juurekava on ühtlasem, ta hakkab nagu peale koolitamist ühtlaselt potist välja kasvama ja taimed on metsas tugevamad ja lähevad paremini kasvama.
Et Lätis näiteks koguni nimetatakse neid taimi isegi parendatud juurekavaga istikuteks ma olen kuulnud. Ja seda taime tegelikult vähemalt üks erataimetootja minu teada ka toodab kuuse näol. Võib-olla on neid ka juba rohkem tekkinud. Ja siis traditsiooniline kuusepotitaim. Et ma alguses ütlesin, et pigem siis liigutakse selle kuusepotitaime suunas, et kuigi see kuusepotitaim 2-aastane, ta on väiksem kui see kuuseistik, aga eks siin on ka mängivad rolli need asjad, et kindlasti istutamine on potitaimedel lihtsam ja palju on ka juba masinistutust. Nii et masinaga istutamiseks siis sobivad kuusepotitaimed. Ja kuusepotitaime siis miinimum 18 sentimeetrit. Siin ma nüüd ütlen, et natuke teistmoodi võrres istikuga, et pigem on siis see, et kuusepotitaim ei tohiks olla just väga pikk. Et ikkagi nii nagu pildi peal, ta võiks sinna 40-50 sentimeetri juurde jääda, et kuusepotitaim üldiselt ei saaks olla sama pikk kui avajuurne või pottpõld kuuseistik, et need on täiesti erinevad tehnoloogiad ja ei tohiks nagu minu arvates kuusepotte väga pikaks kasvatada, välja venitada. Ja siin on lausa soomlastel soovitus, et seal pildil oleva kuusepoti tüübi kohta soovitavad nad maksimaalselt 45 sentimeetrit siis seda kõrgust. Et mina kirjutasin siia nagu 50 võiks olla see piir. Lehtpuude juurde minnes. Traditsiooniline on siis kaseseemik, enamasti 1-aastane, kasvatatakse turbapeenras. See on nüüd küllaltki levinud erataime tootjate juures. Seda tehnoloogiat siis riigimetsataimlad enam ei kasuta ei Eestis ega minu teada ka Lätis. Kõrgus 30 sentimeetrit miinimum, aga ütlen siinkohal, et ega see 30 sentimeetrine kask ikka nagu väga tugev ei ole seal konkurentsis rohttaimede ja teiste puuliikidega. Aga seda tehnoloogiat kasutades üldiselt siis 1 aastaga nüüd sõltuvalt ilmastikust ega väga pikaks neid seemikuid ei kasvata. Et tavaliselt jäävadki ikkagi sinna kusagil 50-70 sentimeetri pikkuseks. Aga nagu ma alguses ütlesin, ikkagi lehtpuudel on suund sinna, et soovitakse järjest suuremaid taimi, et oleks lihtsam, et ei peaks hiljem siis hakkama hooldama istutatud lehtpuid nii-öelda metsakultuuris välja. Ja selleks on siis samamoodi, nagu siin kuuse puhul vaatasime, on lehtpuude puhul ka mindud üle istikute kasvatamisele, et toodetakse siis suuremaid taimi, sellised meeter või isegi üle meetri, 1,5 meetrit. Nende istutamine ei ole kerge, aga kui ära istutada, siis pääseb üsna väikeste hooldamise kuludega metsaomanik. Ja siin on siis kase puhul on samamoodi rakendatud pottpõld tehnoloogiat ja selliselt siis saab 2 aastaga sellise pildil oleva korraliku tugeva kaseistiku ja üks taimekasvataja, vähemalt ma tean, erataimekasvatajatest on ka seda tehnoloogiat juba kasutusele võtnud või võtmas, nii et ja muidugi siis riigimetsas lähevad siis kõik taimed selliselt metsa. Ja jääb siis veel kase puhul traditsiooniline kasepotitaim. Et see on siis siin võib-olla ainult üks asi juurde märkida, või 2 asja, et ikkagi nad ei saa jälle väga pikad olla, need potitaimed. Võiks selline olla, nagu ta siin pildil on, 40-50 sentimeetrit jällegi. Ja siis lehtpuudel, kasel peab siis pott olema kindlasti suurem, et ei tohi nagu väga väikeses potis kasvatada
lehtpuid, et siis seda tasub ka taimede, lehtpuu potitaimede ostmisel jälgida. Et ei oleks, seal tegelikult on ka siis juba nõuded kehtestatud määrusega taimekasvatajale, et kui palju võib pinnaühikult taimi nii-öelda saada. Ja sanglepp, siis ma ütleks, et isegi kohati tõusev täht, et puuliikide hulgas siin, et siis jällegi traditsiooniline nagu kase puhul 1 aasta vanune seemik turvaveenralt 25 sentimeetrit miinimum. Ja nüüd, kui suuremat taime tahta, et siis on jällegi samamoodi pottpõldtehnoloogiale mindud üle ja toodetakse siis sellist 80 sentimeetri või meetrist sangleppa. Et sanglepa populaarsus võib-olla on tõusnud tänu sellele, et maaomanikel on üsna palju selliseid maid, üleujutatavad endised maad, kus millega ei oska nagu midagi peale hakata ja kus nagu teised puuliigid ka väga hästi kasvada ei taha, et siis on isegi nii-öelda sanglepp võib-olla vahel ainukene selline valik, et mida sinna nagu istutada, et see maa siis nii-öelda metsastada. Ja muidugi ka kvaliteedi küsimus, et kui me sanglepikud tavaliselt looduses uuenevad kännuvõsust, siis enamasti nad ka mädanikust nakatunud, nii et sellist mädanikuvaba sangleppa on ikkagi istutamise teel võimalik siis tulevikus metsas saada paremini. Nii, ma teen siis väikse pausi, ma jälle hoogu ei satuksin. Et kas siis on tekkinud küsimusi? Chatti pole kirjutatud, et kui kellelgi nüüd on mõni küsimus, siis võib siin käe tõsta. Aga kui ei ole, siis saame otse edasi minna. Tundub, et võime edasi minna, jah. Liigume siis edasi. Et vaatame siis, kui me nüüd oleme taimede osas valiku ära teinud, et meil on teada, milline kasvukoht meil seal on, et millise suurusega taimi me ostame, kas ostame potitaimi või avajuuseid taimi, et siis nüüd läheme siis nii-öelda tellitud taime vastu võtma, et mida siis silmas pidada. Kõige tähtsam ikkagi, et taimed oleks korralikult pakendatud, et taimede turustaja peab siis ikkagi hoolitsema selle eest, et taimed, mida turustab, jõuavad nii-öelda elusalt tervelt ka metsa ja et siis vahepeal ei tekiks mingeid kahjustusi või hoopiski, et taimed ei hukkuks. Et näiteks ei ole pakendatud pakenditesse ja taimed lihtsalt kuivavad ära tuule või päikse käes. Põhimõtteliselt 3 tüüpi pakendamist on olemas, et kõige levinum avajuursete taimede puhul on siis kilekottidesse pakendamine, potitaimi kõige sagedamini pannakse siis pappkastidesse ja pappkasti pannakse enamasti siis potitaimed, kui nad lähevad külmlattu, et siis taimi võib säilitada nii-öelda õues taimlas talvel, nad talvituvad õues või külmlattu, külmlaol on siis palju eeliseid, et siis kevadel on võimalik siis istutus nii-öelda perioodiga pikendada, et taimi saab niimoodi jupi kaupa külmlaost välja võtta. Ja 3. variant on siis veel nii-öelda transpordikastides, et kui potitaimi ei ole külma viidud, on jäetud õue talveks, et siis nad pannakse lihtsalt transpordikastidesse. Et transpordi puhul on siis see, et avajuuseid taimi on kindlasti lihtsam transportida, et neid mahub kilekottides rohkem nii-öelda transpordivahendile, aga potitaimede transport on mõnevõrra keerulisem, et neid ei saa niimoodi näiteks transpordikastides või pappkastides väga palju üksteise peale panna ja lihtsalt tuleb rohkem nagu transpordile kulutada, et see on nagu üks potitaimede puudusi.
Kilekotid peavad olema kindlasti heledat värvi, et juhul, kui näiteks taimed jäävad kuhugi päikese kätte, et siis need kotid ei kuumeneks üle või õigemini taimed seal kottides. Ja taimed võiksid ikkagi olla siis seotud kimpudesse avajuursete taimede puhul. Siis on parem nende üle arvestust pidada ja juhul, kui soovitakse nad hiljem maasse kaevata, siis on lihtsam seda teha kimpudena ja tegelikult kimpudes säilitamisel ka hoiavad paremini siis niiskust, et juured ei kuiva nii kergelt läbi. Siis kindlasti, kui taime minna nii-öelda vastu võtma, siis tuleb uurida, et kas taimed on olnud siis või talvitunud taimlusõues või külmhoidlas. Siis kindlasti ei tee paha, et teha pistiline kontroll, et kõigepealt, et kas on siis ikkagi kvaliteet silmaga nähtav selline, et mida me nagu tellisime taimetootjalt või tarnijalt. Ja lisaks, kui taimed on võetud nii-öelda põllult taimlast välja, siis tasub ka selle pistelikontrolli käigus vaadata, et kuidas on niiskustingimused, et kas äkki taimed ei ole liiga kuivad kotis, et võib-olla tuleb neid väga kiiresti kohe kasta. Et seda juhtub, et kui on põua kevad ja on ka soojad ilmad, et siis lihtsalt ongi kottides väga kuivad taimed, mis taimlast metsa jõuavad, sest enamasti taimla nii-öelda neid ei kasta või kottidesse nii-öelda vett ei hakata valama, et see on üksjagu keeruline. Parimad taimed on kindlasti puhkeseisundis, et nad nii-öelda ei ole veel kasvu alustanud, et see kehtib siis eriti avajuursete taimede kohta ja eriti lehtpuude kohta. Et potitaimed on üldiselt vastupidavamad, et seesama pottpõldtehnoloogia, millest ma rääkisin, et seal näiteks väikeste taimede koolitamisel ajal ei olegi üldse vahet, võib täiesti keset suve potitaimi koolitada, et potitaim nii-öelda on vastupidavam ja võib olla siis juba kasvu peal, et ei juhtu midagi. Aga avajuursed taimedega on jah, selles mõttes keerulisem. Kotisuud üldiselt, kui nüüd taimed ei ole ikkagi väga pikad, nad kotti ära ei mahu, siis mina soovitaksin, et transpordil nad võiksid olla ikkagi kinni seotud, need kotid. Et eriti näiteks kui lahtises kastis nii-öelda tuule käes taimi transportida. Tuleb muidugi vaadata, et transpordil ka väga hoogu ei minda, et hakatakse nii-öelda taimi väga suure koormaga vedama ja üksteise peale loopima, et siis on jällegi taimede vigastamise oht. Et potitaimi nagunii selliselt ei saa, aga ka avajuursete puhul tuleb vaadata, et väga suurt taimikoormat ei tee. Paberimajanduse juurde jõudes on siis, nagu me siin juba üks küsimus ka oli, et me peame tegelikult siis veenduma, et taimedega on kaasas nii-öelda info, et millisest seemnest ja millise päritoluga seemnest ja kas see seeme on sertifitseeritud, millest need taimed on kasvatatud. Siin seaduse järgi peavad olema näiteks pakenditel, pappkastidel, kottidel etiketid. Lisaks on siis siin uus nõue, et peab ka veel taimepass olema. Seal on hulga infot peal, näiteks taimede vanuse kohta, puuliigid, erinevad asjad. Aga nüüd kõige olulisem on ikkagi see taime või seemne põhitunnistus, et see on mul siin ka tumedaks kohe tehtud, et selle koopia peab siis andma taimede ostjale kaasa. Ma näitan kohe seda vormi ka ühe slaidi peal, et see siis on nii-öelda, sisaldab teavet seemnete päritolu kohta, milles need taimed on kasvatatud ja hiljem on siis see ka oluline toetuse saamisel. Et siin siis jutu illustreerimiseks on näha, kuidas siis avajuursed kuuseistikud on pakendatud valgetesse kilekottidesse.
noh, siin on võib olla kusagil 100 istikut kotis näiteks ja 20, ütleme, kimbus on 25 tükki, nii et sinna, kui on väga suured taimed, ega sinna üle 4 kimbu näiteks ei mahugi sellisesse kotti. Need on siis kindlasti nii-öelda kohe transporti minevad või transporti ootavad, et ka väga pikalt ei tohi põllul hoida taimi niimoodi suletud kottides, et siis võib siin tulla kahjustusi. Potitaimed siis pappkastides, et siin on siis üks näide, kuidas kuuse potitaimed on pakendatud pappkasti. Transpordikastis potitaimed, need on siis taimlas talvitunud männi potitaimed, need ei ole külma viidud ja neid siis transporditakse spetsiaalsete selliste riiulitega või konteineritega. Igale riiulile läheb nii-öelda kindel arv neid kaste, et siis potitaimi ei saa niimoodi üksteise peale panna, et see siis teeb keerulisemaks nende transpordi. Et kui ma rääkisin puhkeseisundist taimede metsa viimisest, siis siin on nüüd üks näide, et mis juhtub, kui läheb äkitselt väga kuumaks ja kuivaks, et see pilt on tehtud maikuus, järsku tuli 30 kraadi kuuma, kuiv ja kuused alustasid kasvu, et noh, siin on siis selline lugu, et tõenäoliselt see kuusk ta metsas ilmselt jääb ellu, aga ta ei ole väga elujõuline ja ta jääb ikkagi põdema. Nii et noh, sellise kasvuga metsa viimine, ütleme taime puhul, ei ole enam väga hea. Aga võib ka olla vahel sundkäik, et noh, lihtsalt muidu need taimed, kas tuleb lõpetada nii-öelda metsa viimi istutamine või ikkagi viia nad sinna kasvuga, et siin see nii-öelda valiku küsimus. Ja siin on siis, ma ei tea nüüd, kui palju selle väikse pildi pealt näha on, siin on siis näiteks männi seemlaseemnete põhitunnistus, et kui metsaomanik ostis männipoti taimi, siis ta sai näiteks kaasa sellise paberi ja siit paberi pealt siis saab täpsemat infot. Kõigepealt see paber on kinnitus, et see seeme on sertifitseeritud, selle annab välja Keskkonnaamet, et siis võib olla kindel, et see seeme on varutud nõuete kohastest kohtadest ja siis saab siit veel metsaomanik näiteks lisateavet, et kust see seeme pärines, millest need taimed on kasvatatud, et konkreetselt selle paberi peal näiteks, et Räpina seemlast on need seemned varutud. Nii et sellise nii-öelda põhitunnistusse koopia peab taimedega kaasa andma. Nii, teen väikse pausi, et äkki on, vist oli kuskil chatis. Ja 2 küsimust on. Küsitakse nõu, et kui füüsiliselt pole võimalik kontrollida taimede kvaliteeti, et kas paluda fotosid või mismoodi kvaliteedis veenduda? Noh, ega ei... No võib muidugi fotosid küsida, aga et ikkagi oma silm on kuningas, et ikkagi see, noh, võib-olla see, no kui nüüd osta taim ja makstakse enne ära ja nii-öelda ise kohale vaatamine ei saa, no siis tuleb ikkagi usaldada seda taimetootjat ja võib-olla foto tõesti on abiks, aga et noh, kui võimalik, siis ikkagi ise sinna kotti piiluda või kasti, et kui need taimed saabuvad, et see on üksjagu keeruline, jah, niimoodi. Ja teine küsimus on taimede transpordi kohta, et oli juttu, et liiga palju korraga ei ole ka võib-olla hea, et küsitakse, et mitu kotti siis tohib üksteise peale panna? Noh, ma arvan, et kui niimoodi vaikselt, rahulikult neid laduda, siis no, riigimetsas näiteks on ikka väga suured furgoonautod, et sinna on näiteks 50 000 kuuseistikut ühte furgooni isegi pandud, nii et noh, see virn on päris kõrge. Et see on ilmselt määrav see, et noh, väga ei tohiks neid kotte niimoodi loopida
ja et nad ei pääse ka liikuma sõidu ajal, et kui nüüd vaikselt panna, ma arvan, et siis ega näiteks kuusk on küllaltki visa, ei juhtu midagi. Aga selline korralik, ütleme, džiibikasti võib rahulikult nagu panna korraliku koorma, et ei juhtu nendega midagi. Aga rohkem hetkel ei ole küsimusi, et siis vast lähme edasi. Nii, et kui nüüd taimed on käes, siis kuidas taimi hoiustada? Et see nüüd sõltub tegelikult päris palju sellest ilmastikust, et milline see ilm meil istutusperioodil on, et väga erinevad on meil kevaded olnud, on väga pikad jahedad kevaded, on olnud väga kuumad ja siin põuased mõned viimased aastad. Et noh, ütleme, ideaal on siis pikk ja jahe kevad, see on nagu metsaistutaja sõber. Ja ega sellist, vahel on lugeda soovitusi, et hoida taimi 2 nädalat või 3 nädalat, et siin kohas või seal. Et siin tuleb ikkagi vaadata ka seda ilma konkreetselt, milline ta on. Aga võib-olla jah, see 2 nädalat, ütleme, säilitamise piir ongi selline nagu mõistlik, et tegelikult ikkagi reegel, et kui ei ole külmhoonest, külmhoidlast tulnud taimed, siis ikkagi avajuursed eriti, et siis esimesel võimalusel tuleb nad ära istutada. Et siin pigem on ikkagi see reegel, et mida kauem me nagu neid hoiame, ja ükskõik kui hästi me neid hoiame, alati võib tekkida mingeid probleeme seal ja see võib suurendada taimede hiljem nagu väljaminekut istutatud kultuuris. Nii et minu soovitus on hästi kiiresti, võimalikult kiiresti istutada taimed ära. Aga et ma rõhutan siis, et ikkagi need, mis ei ole külmhoones olnud, et külmhoones olnud taimedega on siis teine jutt järgmise slaidi peal. Ja selline kuldne reegel, et taimekott, kui ta jääb nagu seisma, siis kindlasti tuleks ta avada, kui ta on nii-öelda kinni seotud ja tuleks siis see hoiustada varjulises jahedas kohas. Ega langiservas tavaliselt ei olegi võtta sellist jahedat hoonet, et siis on kõige lihtsam vana metsa alla, vanade puude alla varju panna. Aga kui on võimalus metsaomanikul, siis näiteks jahedasse hoonesse, mõnesse keldrisse, garaaži taimi siis nagu hoiule panna, sealt siis järjest neid istutamiseks võtta. Üks variant on siis ka, et kui nüüd ikkagi ei õnnestu siin kohe mõne päeva jooksul taimi maha istutada, siis on variant nad maasse kaevata. Et see on siis, tuleb kõne alla sellise, ütleme, väiksema metsaomaniku, väiksema taimemahu kasutamisel, et kui on ikka väga suured taimemahud, siis tegelikult ei ole see nagu väga realistlik, et ma ei tea, 10 000 taimi maasse kaevatakse, et siis on ikkagi lahendus see, et tuleb hästi kiiresti toimetada ja siis püüda neid pigem kottides hoida ja vajadusel siis kasta. Kui on maasse kaevatud, siis tuleb ka kasta, et taimed kuivama ei hakkaks. Ja üks võte siis avajuursete puhul, et kui nüüd päris istutamiseks juba läheb, siis võib täitsa taimed juuripidi, näiteks paariks tunniks vette panna, et nad siis saavad sellise teatava veevaru enne istutamist. Et ega istutamine, eriti avajuurse taime puhul, see on selline küllaltki paras šokk üldse taime jaoks, et siis tal on lihtsam peale istutamist seal hakkama saada. Ja istutamisel tuleb kindlasti jälgida seda, et kui me taimedega toimetame istutamise käigus, et me ei jäta näiteks taimi kuhugi seisma päikese tuule kätte, et seal piisab juba väga väikesest ajast, kui avajuurse taime juured kuivavad ja see istutatud taim lihtsalt hukkub. Nüüd eraldi teema on siis külmhoidlas talvitunud taimed. Et kui me teame, et meile on saadetud taimed külmhoidlast ja on teada ka, et neid ei ole enne kuskil sulatatud, näiteks selle taimetootja poolt, et siis vajavad taimed
kindlasti sulatamist. Et mitte mingil juhul ei tohi istutada külmunud taimi, et see toob suure tõenäosusega kohe kaasa nende hukkumise. Et siin tuleb siis varjulises kohas, et näiteks kui on pappkastides potitaimed, siis pannakse varjulisse kohta pappkastid, siis pappkastidel osadel tootjatel, kõigil ilmselt ei ole, on olemas ka sellised tuulutusavad. Nad on nii-öelda ka, ma näitan kohe ühte slaidi, et nad on ühtlasi ka nii-öelda kasti tõstmise avad, et need siis tehakse lahti, ja kui nüüd pikema aja jooksul ikkagi ei istutata ära ja need kastid jäävad sinna pikemalt nagu varju seisma, et siis tuleb ikkagi see kogu pappkast potitaimede puhul avada juba ja vaadata, et võib-olla on neid potitaimi vaja ka kasta juba. Et reegel on siis see, et potitaime juurepall võiks olla istutamisel märg. Kõige lihtsam võib-olla pigistada seda potitaime, et kui sealt nagu vett ei tule, et siis ei teeks paha nii-öelda kasta neid potitaimi. Ja kui nüüd avajuursed on ka külmas olnud, siis nende sulatamisel tõenäoliselt on natuke lihtsam, nad sulavad kiiremini ära kui potitaimed, aga ikkagi sama reegel, kui on kilekotis, jällegi ikkagi varjulisse kohta, kott tuleb avada ja siis tuleb ikkagi pidevalt neid ka jälgida. Aga üldiselt võib öelda tegelikult, et potitaimed on kuidagi vastupidavamad, ka metsaistutusele, et ütleme, kui on hästi suured mahud, suured metsaomanikud, siis potitaimedega on lihtsam nagu toimetada, ei pea kartma ka nende pidevat läbikuivamist. Ja see on ka võib-olla üks põhjus, miks potitaimi nagu okaspuude puhul järjest rohkem nagu kasutatakse. Ja siin ühest asjast ma võib-olla libisin üle enne, et kindlasti on üks võimalus, et me räägime kogu aeg ka kevadisest metsaistutusest, et tasub tegelikult metsaomanikul mõelda ka näiteks, kui on plaanis kuuseistikuid istutada ja on sellised kergemad mullad, ei ole ka turvasmullad või väga savised mullad, et tasub proovida ka sügisest metsaistutust. Et riigimetsast on väga häid tulemusi, et kindlasti julgustaks metsaomanikke ka sügisel istutama, kuuske näiteks. Nüüd selle pildi peal siis illustreerimiseks ongi, et siia on siis lühiajaliselt ladustatud vana metsavarju, vanade puude varju, lehtpuu taimed on olnud pakendatud kilekottidesse, kotid on avatud, et siin väga pikalt niimoodi neid ei hoita, aga siis siit nad lähevad metsa istutamiseks edasi. Istikute maasse kaevamine, nagu ma ütlesin, tegelikult metsas see väga sage võte ei ole, aga põhimõtteliselt selle pildi peal siit võib näha, et kuidas taimlas samamoodi siis taimi istikutena on maasse kaevatud, et ta võiks siis põhimõtteliselt näha sarnane välja ka metsas, et siin nüüd ka, et kui natukene pikema aja jooksul taimi maasse kaevatuna säilitada, siis tuleks need taimekimbud ka pigem lahti võtta. Et siin on muidu tekivad või erinevad ohud, näiteks seenhaiguste näol, aga lühema aja jooksul võib siis kogu selle nii-öelda taimekimbu maasse kaevata. Taimekastid, et siin on siis näha, kuidas on külmhoonest või külmlaost männi potitaimed välja võetud, et on näha, et need tuulutusavad on siin enamusel ikkagi avatud, et need ei ole nüüd tegelikult veel päris lõpp sulatamise kohas, need taimekastid, aga siin on juba näha, et need tuulutusavad on osadel lahti. Ja näete, siin ka on siis, et on igal pakendil on etikett
peal, kõigil nad ei ole siis ühel pool, et osadel kastidel on ilmselt teisel pool, aga et etikett peab olema siis pakendil peal. Ja siin on siis selle pildi peal on näha juba nii-öelda sulanud potitaimed, et siin näete sellised kastid on natuke juba lössi vajunud ja väsinud, et võib-olla isegi natuke liiga kaua juba sulanud, aga taimed on, kast on lahti võetud ja taimed on kena väljanägemisega, ei ole värvimuutusi, nii et ma arvan, et selle pildi peal on kõik nende taimedega hästi läinud. Nii, ma arvan, et teeme nüüd ühe pausi, et siis vaatame üle ka haigused. Ja üks küsimus ka eelmise teema kohta, et kui keldris, garaažis neid taimi hoida, et kas need võivad olla pimedas? Ma arvan, et nad võivad küll olla pimedas. Nad on puhkeseisundis, siis ega jah, ja kui keller on, ega keldris ei saa neil kuidagi ka valgust sinna tekitada. Aga ma ikkagi rõhutan, et selle nii-öelda hoiustamisega ei tasu nagu, selle peale ei tasu väga nagu loota või et ikkagi see reegel, et mida varem metsa, seda parem. Et see hoiustamine on nagu selline hädalahendus või et tuleb hästi-hästi kiiresti istutada, siis on tulemus kõige parem. Just. Aga praegu rohkem küsimusi siin ei ole. Nii, et vaatame siis natuke seda metsataimede nii-öelda ka seda negatiivset poolt või millised probleemid meil võivad tekkida, et teoorias on lihtne, et taimetootja toodab taimed, metsaomanik saab nad kätte, istutab metsa, aga võib olla ka erinevaid probleeme. Et nagu ma siin juba alguses ütlesin, et tegelikult siis ikkagi vastutab taimede kvaliteedi eest metsataimede tootja või tarnija. Ja nüüd, et neid kahjustusi ei oleks, siis metsataimede tootja peabki siis vastavalt nõuetel need ära sorteerima, nii et metsaomanikuni jõuavad need nii-öelda parimad ja reeglite järgi siis sorteeritud taimed. Kahjustusi võib siis taimedel olla kahte liiki, abiootilised, nagu ma juba ütlesin, need on siis keskkonnatingimustest tulenevad kahjustused. Kõige levinumad on abiootilistest on mehaanilised vigastused, et siin on nüüd valdavalt taimetootja vead. Et kui näiteks taimede hooldamisel avamaal vahelt harimisel on seal vahelt harijaga tehtud taimede juurekaelale või tüvedele nii-öelda liiga, et siis on seal sellised taimi ei tohiks olla seal nii-öelda kvaliteetse taimede hulgas ja kindlasti väljakaevamisel, et kui taimede väljakaevamisel näiteks on lõhutud ära taimede juuri või juurekaelalt on taimed täiesti nagu silmnähtavalt katki, et siis ka selliseid taimi ei tohiks kvaliteetsete turustatavate taimede hulgas olla. Veepuudus, siin võib olla, et on juba taime kasvatamisel veepuudusest tekkinud kahjustusi. Väga põuane suvi on olnud, näiteks on taime kasvud kuivanud, on põõsastunud, aga see võib olla ka tekkinud taime nii-öelda transpordil või kotis, selles taime pakendis on taimed ära kuivanud või kuskil taimlas nii-öelda taimede säilitamisel. Nii et see võib olla probleem. Lisaks külmakahjustused. Et külmakahjustused võivad olla siis tekkinud õues, et kui taimed talvituvad taimlas, siis on tegelikult üsna sageli ka talve, nii-öelda nimetavad taimekasvatajad siis talve kahjudeks neid, et siis on näiteks mõned taimed kuivavad, lehtpuud saavad külmakahjustusi. Võivad tekkida ka siis külmhoidlas, et näiteks kui taimed ei ole puitunud sügisel piisavalt ja liiga vara viiakse nad külmhoidlasse,
siis saavad taimed külmakahjustusi, nii et ohukohad võivad olla igal pool, aga ja selliseid kahjustusi ei tohiks siis jällegi olla kvaliteetsel taimede juures. Kõrge temperatuur, jällegi võib olla taimlasp on tekkinud kahjud, aga võivad olla ka sama nende pakendatud taimede korral need kahjud, näiteks samas taimekotis on taimed üle kuumenenud. Ja üks eraldi teema, mis eriti on just kuuseistikute puhul näiteks esineb üsna sageli, on siis see niinimetatud varakevadine päikesepõletus. Füsioloogilises mõttes on siis see, et taim jääb nii-öelda varakevadel veepuudusesse. Ma näitan teile ühe järgmise slaidi peal selle ka ära, et kuusk sisuliselt muutub selleks punaseks, okkad lähevad punaseks ja ta ei hukku, aga üldiselt sellised taimi ei tohiks ka olla kvaliteetsete taimede hulgas. Et sellel pildil siis näetegi, et see on varakevade probleem, kui on veel lumi, on soe päike, taim nii-öelda avab õhulõhet, toimub juba aurumine, veekadu, aga samas maa on veel külmunud, juured ei saa vett kätte ja lumi, eriti märtsikuus näiteks, siis võimendab veel seda kõike, nii et okkad lähevad punaseks, hiljem kukuvad maha, et see taim ei tapa, et tegelikult ladvapung enamasti jääb terveks ja need taimed, põhimõtteliselt nad metsas jäävad ellu, nad põevad, aga see taim ikkagi ei kuulu kvaliteetse taime hulka, et selliseid taimi siis nagu mina ise ei ostaks võib-olla. Aga ta on üsna levinud siin viimaste aastate kuuseistikute puhul. Teine rühm kahjustusi on siis biootilised elusorganismide poolt tekitatud kahjustused ja kõige halvem rühm või kõige rohkem kahjustusi põhjustavad on siis seened, seenhaigused ja need on siis kõik taimlahaigused, et ei ole paremat kohta tegelikult seenhaiguste jaoks, et kus metsapuid nakatada, kui on metsataimla. Seal on taimed sageli väga tihedalt koos, seal võib näiteks kastmine, väetamine veel soodustada seenhaiguste levikut. Ja kuidas siis selline nakatunud taim välja näeb? Enamasti okaspuudel on okaste värvi muutus. Et männi puhul klassikaline näide, see männi pudetõbi, okkad muutuvad täiesti punaseks, hiljem langevad maha ja samamoodi on siis tüvedel, eriti lehtpuudel on tüvel ja võrsetel on erinevaid tumedaid laike, et siis vaatame siin kohe paaril järgneval slaidil, et kuidas need levinumad kahjustused välja näevad. Et tegelikult selle vastu aitab siis ainult see, et taimekasvataja teeb profülaktilisi pritsimisi pidevalt taimede kasvatamise ajal, taimekaitsevahendite, fungitsiididega. Ja tegelikult, kui nüüd juba on silmaga näha, et taim on haige, tal on haigustunnused, et siis ikkagi taimi terveks ravida ei saa. Et siis on niimoodi, et kas põhimõtteliselt see nakatunud taim, kui ta nüüd satub metsa, istutatakse metsa, et kas ta siis elab selle üle, selle haiguse, nii-öelda põeb sellest välja või hukkub, aga et haigustunnuste ilmnemisel enam ega seda taime nagu väga päästa ei saa. Ja selliseid haigeid taimi ei tohi olla siis kvaliteetse taimede hulgas. Nii et profülaktika on siis see märksõna, et kui seenhaigustest, taimehaigustest rääkida. Ja üks rühm, mis ei ole üldse mitte väheoluline, on metsloomad, kes kahjustavad. Et metskitsed, jänesed ja muidugi ka hiired, näiteks kui on tulvapeenras talvel taimed jäetakse, ei viida külmlattu, vaid jäetakse talvel sinna
tihedalt talvituma, siis võivad hiired väga palju paha teha, närivad juurekaelalt näiteks koort taimedel. Jänesed on väga ohtlikud just kaseistikute kasvatamisel, et armastavad esimesel aastal näiteks mööda lund minna ja kõik kasetipud, mis on üle lume, nii-öelda ära närida. Ja siis hiljem järgmisel aastal see kaseistik küll kasvab edasi, aga tekib selline jõnks. Ja ega ei tea, mis seal tegelikult selle kahjustuse kohal ka hiljem võib selle taime juures tekkida. Ja metskitsed väga sageli, kui on tarastamata taimepõllud, lihtsalt hammustavad kuuseistikutel latvu mändidel. Et männipotitaimedel on siis väga ohtlik, kui on ladvapung ära nii-öelda hammustatud, ega siis sellest enam korralikku metsataime ei saa. Et siis mõned fotod ka olulisemast kahjustustest. Siin on niisugune tüüpiline männipoti kahjustus. Et see pilt on mul siin üsna värske, et ei olegi veel selge, mis nüüd kahjustuseni viisid männipotid, aga on näha, okkad on punased, nagu allapoole vajunud, juurekaelad on tumedad, et sisuliselt on juba, koor on täiesti sõrmega eemaldatav, mädanenud, nii et siin tuleb siis nagu jälgi ajada, miks need männipotid on kahjustatud. Et siin võib olla erinevaid asju. Aga jah, et siis, et selliseid taimi ei ole kindlasti mõtet metsa viia. Kuuse puhul üldiselt avamaa kuuseistikute puhul ei ole väga palju selliseid seenhaigusi, mis nagu tõsiseid kahjustusi võib tekitada, küll aga kuuseseemikute puhul ja võib-olla ka külmas säilitatud kuuseistikute puhul, et võib esineda seenhaigusi. Et siin on siis üks näide külmas hoitud kuuseseemikute kohta, et algul, kui külmhoonest välja võeti sulama, oli kõik pilt ilus, sulasid seal mõnda aega ja hiljem muutus värv selliseks hallikaks, sinikaks. Siis koolitati nad muidugi veel põldu, et ehk taim elab üle, aga tegelikult kõik hukkusid. Nii et tasub siis jälgida kuuse puhul, et kui on selline hallikat, sinakat värvi juba külmastunud taimed, et siis on ohumärk, et kuusetaimedega on midagi lahti. Siin on siis tõenäoliselt ahkallitusega tegemist, ja sageli võivad ka juurekaelad olla siis nagu sellised tumenevad, muutuvad selliseks koor, tuleb lahti sealt, nagu sellega eelmise potimänni pildi peal, nii et kui väliselt on nagu juba pilt kahtlane, siis tasub natuke muretseda. Ja võib-olla üks kahjustus veel, et mis nüüd kuuseistikutel on olnud, et see kahjustus ei ole massiline, aga esineb kuuse ladva osas, et siin, kus ladva kasv algab, on näha viimased võrsed või oksad ja latt hakkab, seal on selline haavand, et tõenäoliselt on siin tegemist ühe seenhaigusega ja kõik, mis sellest nii-öelda haavandist ülespoole jääb, et see ladva osa nii-öelda hävib, et selliseid taimi ka siis kuuseistikute puhul ei tohiks nagu sees olla, et see taim, kuusk on visa, ta jääb ellu, ta kujundab siit uue ladva mõnest külgvõrsest, aga eks ta nagu ikkagi põõsaks hiljem võib minna. Nii et see on ka üks selline haigus, mida siis on olnud avajuse kuuse puhul. Nüüd eriti ohtlikud on tegelikult seenhaigused lehtpuude puhul. Et siin nüüd tuleb väga täpselt vaadata ja jälgida, et millised need taimed on, mida me istutame,
et lehtpuudel, lehti ei ole, seal neid kahjustusi ei saa tekkida, kui me istutame lehtpuutaimi, aga lehtpuudel on siis seenhaigused peamiselt avalduvad tüvel, võrsetel, et siin on siis selle foto peal on näha 2 soomlaste poolt tehtud kahjustuspilti, et juurekaelal on selline haavandilaadne ja teise pildi peal on niimoodi oksa kohal on selline tume laik. Et kui nüüd lehtpuudel on tumedad laigud, haavandid juba tüvel, siis minu kogemus ütleb, et üldjuhul need taimed väga suure tõenäosusega ei jää ellu peale istutamist. Et see sõltub muidugi erinevatest asjaoludest, et milline on siis peale istutamist ilm, et milline istutuskvaliteet ja edasi, aga üldiselt see seenhaigus või erinevad seenhaigused, mis tüvedel on lehtpuudel, saavad sellest puust või taimest ikkagi jagu lõpuks. Ja siin on siis ka üks sanglepatüvi, et jälle ei ole selge, mis siin nagu juhtunud on, aga minu jaoks on siis nagu selline ohumärk, et on näha, et siin tüvel on tumedad laigud, et peab jälle olema väga ettevaatlik ja siin võib-olla tegema otsuseid, et kas sellist taime on üldse mõtet istutada või ei ole, et võib juhtuda, et ikkagi läheb peale istutust välja või hukkub. Et need on, ma arvan, olulisemad kahjustused, et ega metsaomanik, kui ta need taimed saab ja hakkab metsa istutama, et ega saabki tegelikult ju ainult väliste tunnuste alusel hinnata, et ega süvitsi nüüd keegi sinna minna või viia analüüsi ja analüüsida, et milline seenhaigus seal konkreetselt on, et seda saab ka teha ja ilmselt peabki tegema. Aga niimoodi kiire hinnangul tuleb jah siis vaadata, et eelkõige lehtpuuded, tüved, juurekaelad ja okaspuudel siis okaste värvus ja võib-olla ka siis tüved. Et see on siis selline nagu lühi kokkuvõtte haigustest, kahjustustest. Ja teema lõpetuseks tahaksin siis veel rääkida siis ühest olulisest kahjustajast, mis seondub ka siis metsataimedega. Et see ei seondu küll metsataimla ja metsataimede istutamisega, aga kõige sellega, mis järgneb metsaistutusele ja metsataimlaga või metsataimedega on siis see seotud selle võrra, et selle tegelase nimetame siis üldise nimetusega männikärsakas, need on erinevaid liike, siin pildi peal näete, milline ta välja näeb, et selle tegelase nii-öelda tõrjeks, et saab ja tuleb siis taimi juba töödelda taimlas. Et seda ei tehta enam siis nii-öelda metsas, vaid taimla töötleb ja siin on siis 3 erinevat viisi, et männikärssakast kindlasti olete ilmselt paljud kuulnud, et see on üks olulisemaid putukahjureid, kes siis kahjustab noorte istutatud taimede tüvesid ja kui kahjustus on tugev, siis viib taimede hukkumiseni. Et siin erinevatel hinnangutel Euroopas tekitab 100 miljoneid. Üks viide oli, et umbes 150 miljonit eurot aastas kahju. Ja ega tema vastu muud ei olegi, kas taimi kuidagi kaitsta või siis nii-öelda töödelda taimekaitsevahendiga, et nii-öelda ta sööb seda töödeldud taime ja lihtsalt siis hukkub see kahjur. Aga kuna järjest rohkem nii-öelda taimekaitsevahendid, insektitsiidid on nii-öelda ei ole enam väga soositud, et nende hulk jääb ka järjest turul vähemaks, et siis on mindud üle järjest leiutatakse juurde, mõeldakse välja uusi looduslähedasemaid viise, kuidas taime siis männikärssaka eest kaitsta ja siin on siis
kaks levinumat lahendust, mis praegu nii-öelda on kasutuses lähipiirkonnas, on siis taimede kaitsmine vahaga. See on siis Norrast tulnud tehnoloogia, et siis taime juurekael, see, kust kärsakas hakkab siis kõigepealt taime kahjustama, siis kaetakse teatud taime kõrguseni biovahaga ära, et ta siis füüsiliselt ei saa selle taime nii-öelda kahjustada, aga noh, kui neid kärsakaid on ka muidugi väga palju, ja taimed on suhteliselt lühikesed, nüüd olen näinud ka seda, et see kärsakas lihtsalt läheb üle selle vaha, kõnnib ja läheb sinna taime ladvaossa ja sööb ikkagi selle ladvaosa ära. Aga noh, see on üks võimalus ikkagi taime kaitsta ja loota, et kärsakas tast jagu ei saa. Ja teine võimalus siis on samamoodi füüsiline kaitse, on rootslaste välja mõeldud Coniflexi süsteem, et seal siis lihtsalt kaitstakse taime liimi ja liivaga. Kõigepealt tehakse taime alaosa kokku spetsiaalse liimiga ja siis puistatakse liiva peale, nii et jääb selline liiva ja liimi kiht sinna peale, et jällegi nii nagu vaha puhul siis füüsiline kaitse, et kärsakas ei saa seda süüa. Siin on siis üks näide ka selle vahaga töödeldud taimedest, et on näha, et selline valge vaha, et siin kuni pool taimest võib siis sellega ära katta, et siis taim saab nagu edukalt ka edasi kasvada selle vahakihiga, et kaitseb tootja andmetel siis kuni 2 aastat seda taime peale istutust. Aga mis on nüüd üks nagu negatiivne pool, on siis majanduslik pool, et kindlasti tõstab see taime hinda, sellised töötlemisviisid, nii biovaha kui see Coniflex, ja see lisab päris oluliselt taimele hinda juurde. Siinkohal mina siis praegu lõpetaksin jutu, et kui küsimusi või diskussiooni jätkata, et siis saame seda teha. Suur tänu, Aivo, hea ülevaate eest. Siin küsitakse, me keskendusime täna siin taimedele, taimede kättesaamisele, aga ikkagi küsitakse siis istutamise kohta ka, et kuidas käib kvaliteetne istutamine, eriti paljasjuursetega, et mida on oluline silmas pidada, ehk on nad seal ka mõned nõuanded, kuna meil aega on. No paljasjuurse istutamine on siis, nagu ma ütlesin, tegelikult on, et kui teda teha hästi korralikult, et siis on ta üksjagu aeganõudev ja keeruline, et ikkagi see klassikaline suure avajuurse istiku istutamine käib istutusauku. Tehakse labidaga suur auk, siis tehakse augu põhja veel selline väike kuhil või nii-öelda küngas ja siis pannakse taim sinna auku ja siis pannakse muld ilusti ümber. Et see on siis hästi üsnagi ajamahukas. Noh, lihtsamad teed on siis ka mindud, et ikkagi kiilu istutamine on avajuursete puhul. Ütleme, sobib selliste väiksemate avajuursete taimede puhul siis nii-öelda labida kiilu või näiteks sama need kase ja sanglepa seemikud. Aga muidugi selline korraliku suure kuuse istiku istutamisel ma ikkagi pooldaks seda korralikku labida auku, et siis saavad juured ilusti nagu seal ei jää kuidagi, ilus võivad jääda kuidagi juured sinna üksteise vastu ja taim ei saa korralikult kasvama hakata. Et see ongi see nagu üks põhjus, miks potitaim nagu eelistatakse, et see istutamise lihtsus potitaime puhul, et seal ei pea siis seda avajuurse nii jälgima seda nagu avajuurse puhul, et lihtsalt võetakse istutustoru ja potidega lihtne. Just. Kas on veel küsimusi Aivole? Tänatakse kasuliku ja arusaadava ettekande eest, Aivo. Aitäh sulle. Aga
Kui küsimusi rohkem ei ole, siis jah, Aivo, suur tänu. Tõesti oli väga hea ülevaade. Loodan, et oli abiks kõigile, kellel nüüd istutustööd ees, et pange siis tähele neid Aivo näpunäiteid, kui taimi vastu võtate ja kui neid metsa viite ja kasvama panete. Selle ettekande salvestuse lisame hiljemalt homseks Erametsaliidu kodulehele, kõigile registreerunutele saadame lingi ka ja siis samamoodi Aivo lubas oma slaide jagada, et saab neid pilte ka järgi vaadata. Aga suur tänu kõigile osalejatele ja kena kevade jätku!